Kaalulangetusravimid töötavad, see ei ole enam vaidlus. Inimesed kaotavad kaalu sageli kiiresti, aga küsimus ei ole enam selles, kas need toimivad. Küsimus on selles, mida need tegelikult lahendavad. Ravimid nagu Ozempic, Wegovy ja Mounjaro on viimastel aastatel muutnud kaalulangetuse maastikku. Need ravimid mõjutavad GLP-1 retseptoreid ajus ja seedesüsteemis. Need vähendavad isu, aeglustavad seedimist ja aitavad paljudel inimestel süüa väiksemaid koguseid. Mõned uuringud viitavad ka sellele, et GLP-1 ravimid võivad mõjutada aju tasusüsteemi ning vähendada impulsiivset käitumist, näiteks huvi alkoholi või muude sõltuvuskäitumuste vastu. See on teaduslikult väga huvitav, aga siin tekib sügavam küsimus. Kui ravim aitab sul isu kontrolli all hoida, aga sina ise ei õpi oma käitumist juhtima, siis mis juhtub, kui ravim lõpetatakse? Me ei saa teeselda, et ülekaal on ainult tahtejõu küsimus, aga me ei saa ka teeselda, et see on ainult hormonaalne probleem. Enamasti on see bioloogia, keskkonna ja käitumise koostoime. Sageli mängivad rolli krooniline stress, unevõlg, emotsionaalne söömine, keskkond, kus kaloririkas toit on pidevalt kättesaadav. Kui ravim vähendab isu, aga elu ise ei muutu, siis kas me ravime põhjust või sümptomit? Teeme ühe võrdluse. Kui ülekaal on nagu rahaline võlg, siis kaaluravim võib olla nagu suur laen. See võib anda kohese leevenduse, numbrid paranevad kiiresti, aga kui su sissetulek ja kulutamisharjumused ei muutu, siis kas võlg on kadunud või lihtsalt ümber struktureeritud. See ei tähenda, et ravim oleks halb. Paljude inimeste jaoks võivad need ravimid olla väga kasulikud, mõnel juhul isegi elu päästvad, aga ükski ravim ei õpeta, kuidas taluda ebamugavust, kuidas reguleerida stressi, kuidas luua elu, mis ei vii pideva ülesöömiseni. Seega enne kui sa alustad, küsi endalt 3 asja. Esiteks, märka, kas ma otsin päris abi või lihtsalt kiired pääseteed? Teiseks, vali teadlikult. Kas see on minu jaoks tööriist või asendus päris muutusele? Ja kolmandaks, tegutse. Kui ma kasutan ravimit, siis mida ma samal ajal oma elus muudan? Sest kui me muudame keha, aga ei muuda elu, siis ei ole probleem lahendatud. Küsimus ei ole ainult selles, kas ravim töötab. Küsimus on selles, mida me tahame päriselt lahendada.